Tšau, ma olen Gerd. Tule minuga minu aeda. Nii, me oleme praegu kasvuhoones. Siit tulevad minu salatid, tomatid. Sealpool on veel. Niispool salateid, mõned tomatid. Need kivid on selleks, et ma saaksin istuda. Ei, astuda. Siis ma saan rohida sealt tagantpoolt ka, sest ma siitpoolt ei ulatu. Ja mul on mõned tomatid on topsides, mõned piprad ja üks eksperiment. Panin kabatšoki potti. Siis on mul siin mõned seemned, mis vajavad välja tulemist ja taimebeebid, mis vajavad veel kodu. Nii et minu kasvuhoone. Täna on tuuline. Ma loodan, et te kuulete mind. Lähme välja. Ahaa, siuke kasvuhoone. Jäi! Esimest korda tegime mulle siuksed kastikesed, kus mul on igasuguseid salateid ja sibulaid ja lilleed. Jäi! Vitsevad natuke. Need on vanadest akendest tehtud, aknaraamidest. Siit ei taha kuidagi midagi välja tulla. Aga mõned herned ja mõned redised tulevad ja oad. Et, eks ole näha. Mul on siin külje peal veel mõned. Äge! See kast on äge. Siin on nii ilusad suured redised juba. Siin on oaarida. Seal on oaarida. Niimoodi, et külje pealt kasvavad ilusasti oad ja siis hakkavad siit üle ääre ubasid andma mulle. Seal servas on salat. Mis jääb ilus. Keskel on rediseread ja siis vahel on sipulad. Ja nende kahe vahel on piisikesed read porgandit. Kui redis välja tuleb, siis porgandid kasvavad piisavalt suureks, nad saavad ruumi. Siin on meil kartul. Ma panin mõne kartuli ka siuksesse kasti. See tundus tore idee. Ja siin kastis on kurgid. Siin on kurgikast. Pisikesed kurgikesed juba. No. Vaatame, kuidas meil kurgiaasta see aasta on. Meil ei õnnestu kunagi kurgid, aga vaatab, kuidas läheb. Nii, kus me edasi liigume? Lähme vaatame edasi. Siin on meil siuke chill lounge. Siin saab istuda. Siin on hea soe koht kasvuhoone külje all. Istume. Siin saab grilli teha ja vaadata, kuidas lapsed mängivad. Muide, mul on 4 last. Ja kuidas linnud laulavad, puud kasvavad. Ilus, lähme edasi. Veel üks chill. Kirk. Ma sain oma kiiga tagasi. Siin on ka tore. See on tore taim. See on viinamäri. Suhteliselt metsik. See aasta tekkis idee, et see kasvab alati ilgelt suureks, et ta võiks ronida sealt postist üles ja katta sellise asjanduse siin ära. Meil tuleb siuke kaar. Et kui ta siimoodi tekitab varjualuse, siis oleks ilgelt äge. Kiigu kõrval on mul mõned lupiinid. Väga ägedad. Lapsed tekitasid oma aeda. Panid aiad ümber ja panid taime. Siin on täitsa olemas. See on päevalill. Ja teine aed on veel. Laste aeda. Siin on herned. Nii tore. Saab lastele öelda, et need taimed on välja tulnud. Mänguväljak. Siit algab minu marjaaed.
seal on vanamarjaaeda natuke, seal on tikrit, sinna me võime ligemale ka minna. Need on kõik enne mind olnud. Üks aasta mul tekkis väga äge idee. Ma tahan endale kirsi jääda. Nii et ma üks kevad lihtsalt tellisin endale kirsid ja istutasin maha. Et üks hetk tuleb kuskilt alustada. Ja nad õitsesid see aasta. Näete, mammud tulevad külge. Jei! Mul on 6 kirsipuud. Ma arvan, et ma võin neid nimetada kirsideks. Neil on, siin on, tegelikult tema on tume maguskirss ehk murel. Tema on tume. Tema on tume. 3 tumedat. Siis ma saan kohe edasi näidata. Mul on veel 2 heledat ja 1 hapukirss. Nende nimetusi ma väga... Okei, tema nimetus on maguskirsipuu Artur. Jei. Need metsikud mustad sõstrad, mis annavad ka see aasta natuke mammu. Nii, teine kirsipuu. Ma loodan, et ma võin need nimetada kirsideks. Nii, mis tema nimi on? Kas ma näen? Ei näe. Tema on Leningradi must. Siuke pisikene nunnu veel. Mõned alõtšapuud. Ei, need ei ole alõtšad. Need on kreegid. See on kreek. See on kreek. See on alõtša. Suur alõtša. See annab iga aasta nii hästi. Ma pügasin ta siit altpoolt okstest natukene väiksemaks, siis ma ei löö pead ära, kui ma lähen alt marju korjama. Pärnapuu. See annab ilusaid pärnaõisi. Pügasin ta siit alti natukene lagedamaks, et saaks ilusti pärnaõisi hakata korjama siit madalamate okste küljest. Ja siis lapsed avastasid, et siit saab ronida. Nii äge. Veel mõni must sõster. Selle ma lõikan ära. Vale koha peal. Ka selle tüübi ma jätan. Tema on õige koha peal. Mul teisel pool aeda on veel vanad mustad sõstrad. Aga seal teisel pool maja. Aga need söövad tsipelgad, söövad need ära. Või noh, tsipelgad kultiirivad seal neid lehetäisid. Väga palju suuri tsipelgapesisi. Nii et ma tekitan endale siia mõned uued mustad sõstrad. Siis on kurkide hapendamisel midagi lehti panna. Nii, ja viimane tume kirss, tema, kus tema silt on? Okei, tema silt on kadunud, aga ta oli täiesti kolmas ja erinev. Nii et nad on kõik erinevad. Ja ma paigutasin need niimoodi, et nad tekitavad endale ristolmlemist. Ja muide, siin on kreegipuul. Mul isa käis üks aasta pookimas ja pookis mulle ploomioksa. See läks täitsa kasvama. See aasta veel ei kanna vilja, et tal ei olnud õisi peal. Äkki järgmine aasta. Päris tore. Nii, minu 4. kirss. Tema on hele. Tema on... Otsime silt üles, mis ta nimi on. Nii. On siit kuskilt näha. Töönis sini kollane. Tema peaks olema siuke mahlane, kollane. Tore. Siis mul on siin veel üks. Nii, kui tema oli töönis sini kollane, siis see on kas mingi punane või roosa. Vaata, mis ta nimi oli. See silt on kadunud. Jep, ma ei mäleta. Ühesõnaga, kõikidel peale ühe tulevad mammud peale see aasta. Nii et ma nii ootan. Saab mammu. Ja see kasvab nii kõrgeks. Ta on nii. Tulen teisele poole. Ka kasvab jälle kõrgeks. Ma nüüd ei teagi, äkki ma pean otsa maha lõikama. Ta on siin muidugi suure puuvarjus. Teised saavad rohkem valgust. Äkki seepärast kasvab kõrgemaks.
Muideks meil on siin üks tore vare. See oli kunagi hobusetall vist, kui ma õigesti mäletan. Ja seal on karulauku loomuliku. Reha! Äge! Sealt me saame karulauku. Saame endale pestot teha. Ja siis meil on üks väga naa kasvuhoone, mille ma lõhume siit varsti ära. Aga kuna see koht oli nii õige sellele puule, siis ma panin ta kasvuhoone sisse. See on nüüd viimane 6. kirsipuu ja tema on ainuke hapukirss. Ja ta peaks olema tšüke poolenisti ise tolmnev. Ma küll tahtsin neid igasuguseid magusaid kirsse. Aga mõtlesin, et kui nagu need magusad ära surevad või nad üldse ei tolmne ja mitte midagi ei kanna, siis mul on vähemalt üks kirss, kes äkki saab ise hakkama ja siis mul tuleb ikka mingit mammu. Ikka tuleb mamma. Ja peale seda, kui ma olin, Anni, ma loodan, et tuulen, et kuulete mind. Sirel. See Sirel on ka täitsa ise siin kogu aeg olnud. Aga ma üks aasta lihtsalt pügasin teda ilusamaks ja siis järsku läks ta nii õide. Tal ei ole õied lahti veel. Veel on kinni, aga ta on siuke hästi ilus tumelilla. Toon nii meeldib mulle. Peale seda, kui ma olin endale kirsid ilusti maha pannud, siis mul tekkis mõte, et ma tahan valget sõstart ka, sest siin hoovis ei ole veel valget sõstart. Ja siis ma leidsin niisugused pisikesed, nunnukesed, istutasin maha. Ja nüüd on nad viimased 2 aastat niisugused pisikesed olnud. Väga pisikesed. Tõesti pisikesed. Panin neile natukene ramma juurde, äkki nad kasvavad veidi suuremaks. Kas lähme vaatame neid vanu tikreid ka? Muide, ma trimmerdasin. Mul eelmine kevad, eelmine sügis. Üle-eelmine sügis. Jah, ma ei mäleta, mul on aeg kaob nii kiiresti. Mees kinkis mulle trimmeri sünnipäevaks, siis ma saan ise oma marjaaeda trimmerdada. Nii et see aasta ma esimest korda jõudsin trimmerdada. Lastega nii palju mässamist. Nii, siin on tikriaed eelkäijate poolt tekitatud. Aga ma see aasta sidusin postidega niimoodi püsti, sest muidu need oksad vajusid maha ja siis need põõsad olid väga suured ja siit ei saanud alt niita. Nad on kõik erinevad, ma ei tea, mis nad on. See pisike põõsas oli aastaid väga suur põõsas ja siis nüüd järsku on väga pisike. Ei tea, mis teil juhtus. Aga ma tean, et see on tume. See on siuke kõrge taim. Siuke üle pea. Need tulevad tumedad mammud peale. Teiste kohta ma ei tea midagi. Ma siit tean, et on tikrid. Ja mulle meeldivad tikrid. Tikrid on toredad. Siin on, me oleme lõitsa puu all. Ja see on punane lõitsa. Ja meil on seal kõrval üks vana kollane lõitsa ka, siis nad risttolmlevad. See on tore, mõlemad annavad mammu. Muide, see eelmine lõitsa oli nüüd seal. Seal on ka üks suure lõitsa. Eelmine näitasin. Siin punase lõitsa kõrval on pähkel. Sõrapu. Veel üks tiker. Ja väga unustuse hõlma sattunud vanad tikrid. Mõni neist on siuke roosakas, punakas, väga heade väikeste mammudega. Mul on plaan need veel siit võsast välja ukerdada. Ja siis muidugi siukesed täiesti ise kasvavad ploomid, sellepärast et seal pool on meil ploomid. Seda ploomivõsa tekib jõle palju. Kibuvitsavõsa. Ja siis on üks pisikene puuka, mis see aasta ei õitsend, aga ma väga loodan, et ta on seesama punane lõitsa. Et need on sama asi. Ja kui on, siis temast tuleb siit veel üks punane lõitsa juurde. See oleks ülitore.
Nii, mida ma veel näitan? Lähme siit tiiruga edasi. Siin on meie mehe töötoad, garaažid. Siin on mõned unustuste hõlma jäänud vanad õunapuud. Muideks, meil käivad sügiseti karud siin õunte pealt õunu korjamas, söömas puualt. Karud isegi lõhuvad meil mõned õunapuud ära, niimoodi, et nad ronivad puu otsa ja siis kukuvad alla koos puuoksaga. Iga sügis me näeme, et karud käivad siin. Viimased 3-4 sügist on nad käinud umbes. Siin on vanad ploomipuud. Nad on küll vanad, aga nad olid väga õides see aasta. Nii et tuul. Äkki nad annavad jälle natuke mammu. Nad annavad alati natukene. Aga see eeldab seda, et ma trimmerdan siit alt ilusti ära. See roi on põlvini. Ma tahaks teha seda. Äkki ma jõuan teha. Naabrid hakkasid niitma. Siia alla tuleb peenar. Sinna alla tuleb peenar. See on must maa. Siia tulevad kartulid. Ja me ei ole veel kartulit maha pannud, sest meil ei ole praegu aega, meil on nii palju tegemist. Kõik muud tööd on ees. Ja mammuaedadest ma üks aasta arvasin, et ma tahan maasika peenart. Lihtsalt lapsed saavad tulla ja süüa maasikaid. Nii tore, on ju? Nii äge. Jäi! Ostsin maasikaid ja panin maha. Nüüd on meil olnud. Ja nüüd paar päeva tagasi tekkis idee, et laiendaks seda aeda sinna poole või seda peenart. Sest neid on jõle vähe selle maa peal. Neid ei saa nagu peaaegu üldse süüa. Nii, siin on veel üks vana kasvuhoone, millel ei ole katust peal, aga see on kama 2. Ma kasutan seda kasvuhoonet ikkagi. Ma panin siia mõned tomatid. Päiksest varju. Aga mis põhiline on see, et siin on... Mis ta nüüd on? Mädarõigas. Nii, avastasin ühe halva asja. Siin tema elab. Tema on kabatšok. See kabatšok on väga kehvas seisus. Kas külm võttis ta ära või on päike talle liiga teinud? See ei ole hea. Siin on ka kabatšok. Temal on ka leht närtsind. Täitsa pekkis, mai saab läbi ja juba on ikka veel on öökülmad. See on täiesti kohutav. Täiesti kohutav. Ja küüslõuk. Küüslõuk on ikka metsikult suur meil see aasta. Suutsime need ka kasti sees eelmine aasta maha panna sügisel. Nüüd on need ilusad suured. Sööme küüslõuku palju. Siin on mõned kartulid. Kartulil on ka ots maas. Oligi külm täna öösel või? See ei ole võimalik. Ma käin iga päev selle tiiru vaatan kogu aeg oma asjad üle. Nii, siin on ka siuke, nagu oleks maha jäetud. Aga tegelikult siit tuleb seemnest kabatšok. Ja veel üks seemnest kabatšok. Ja siit kohe tuleb ka. Kus ta siin on? Siit kohe tuleb. Nii, tiir peale. Ja ma vaatan, et piilame kasvuhoonesse. See on nüüd natukene nii-öelda jahedam kasvuhoone, kuna siin ei ole katust peal. Aga ma kasutan teda ikkagi ära. Kõigepealt ma räägin sellest, et seal servas, ma ei tea, kas näeb, varjus on murulauk. Ja siin teisel pool on ka murulauk. Meil oli kunagi peenrad teise koha peal, eelkäijatel teise koha peal ja siis jäi muru sisse, kuna see ei olnud mulle nii tähtis. Nüüd ma kaevasin need välja, istutasin nendel kasvuhoonesse siia. Ükshaaval võtsin mungulad välja ja
panin ümber. Siin on ja natuke rohimata. Ma lasen neile natuke suuremaks kasvada ja siis ma rohin neid. Ma ei mäleta, mis mul siin on. Ja ma ei tea, kas see on redis või on see mingi kaalikas või see on salat. Ma tean, et seal on dill. Siin tuleb hernes. See on minu hernes. Siia lapsed ei tule ligise ja need kaunaga söödavad herned tulevad siia. Et teistes kohtades on herned lastele, et nad saavad näksida. Siis siia ma panin ka mingisuguse kaalika või ma ei teagi, mis ma siia panin, lihtsalt, et oleks täiteks. Ja sinna taha ma panin, üks tuleb välja. See. Päevalilled. Seemnest. Ainult üks on välja tulnud praegu. Ma teisi ei näe. Siia kasti panin lina. Mind huvitab ka siuke käsitöö ja vana aja ja käsitöö. Et siis ma tahan proovida, kuidas linakasvatus käib. No lihtsalt ostsin linaseemneid poest ja panin maha ja lihtsalt loodan, et läheb. Ma ei uurinud mitte midagi praegu. Ma lihtsalt proovin. Ja panin siia taha veel ilusaid päevalil. Need peaksid siit ilusasti kõrgeks kasvama ja siis ägedaid õisi andma. See oleks päris äge. Ja siis ma sain mõned basilikud. Selle ma koorisin vist liiga paljaks. Mõned sibulad lihtsalt panin siia. See on minu nii-öelda ürdi kasvuhoone. Siin peaksid tulema petersellid. Panin vist isegi köömneid maha. Siin vahel on rediseid. Vaatan, mis tuleb. Ja kui tule, siis panen midagi uuesti ja mis seal siis ikka. Seda ma saan veel kõike rahulikult vaadata ja teha. Paneme kinni. Siis tuul ei tee kätki just. Nii. Võtame, kas mul on veel midagi näidata teile. Maasikad. Need samad maasikad, kust me enne mööda tulime. Loomiaed, kust me mööda tulime. Siin aiaservas olid kunagi, proovisime kastidega panna igasuguseid, ma ei tea, taimi. Need on nüüd nii võsas, sest sellest ei tulnud midagi eriti välja. Upsti! Siia panin sügisel mõned sinerõika lehed, sest nagu tahan proovida sinerõikaga värvida. Ma ei tea, kas nüüd see on õige taim või mitte, aga ma panin potilesse ka sinerõigast. Seal kasvuhoones oli ka sinerõigast. Sipelgapesa. Üks õunapuu, mis on väga õides ja väga tore. Nii. Oleme hoovi peal. Tööriistakuur. Siin on vanu lilli. Õige, jaa, lilled, näe. Jäi, ta läheb kohe õide. Moonid, nii ägedad. See läheb kohe õide. Jess. Nii tore. Kuna ma ei ole eriline lillepidaja, siis minu peenraid mul ei ole väga nagu kunagi olnud. Ma ei suuda neid väga hoida. Mulle meeldivad sellised loomulikud lilled, mis saavad ise hakkama. See on siia täiesti ise tekkinud. Tema ma tõstsin ümber. Ma anin tal natuke rammu ka, sest ma just tõstsin 2 nädalat tagasi ta siia. Tema on vanast ajast mul siin, aga see on tore taim. Ma ei tea, mis ta nimi on. Jah, ma ei tea, mis need nimed on. Aga siuksed toredad metsalilled on, mis mul siin on toredad. Ma tõstsin igast asju siia ümber. Ma isegi ei tea, mis ma see ümber tõstsin. Ma tean, et see on äge lill. Ma ei tea, mis see on. Ja see läheb hästi suureks kollaseks. Võimsaks. Kui see õitseb, siis ma näitan teile. On ju. Päris võimas. Nii, lapsed on toas, kas nad saavad hakkama? Äkki saavad hakkama. Oi, mul on võõras kass hoovis. See mulle ei meeldi. Nii, ma suutsin kassi ääreda.
nüüd ma olen jälle siin punase lõtsi all. Muideks, mul hakkas kasvama siin üks veider puu, mis ei ole lõtsa ega ploom. Ma ei tea, mis ta on. Ja tal on sellised teravustepere. Sellised veidrad mummud, mis võiksid nagu olla õiemummud. Aga ta ei ole veel õide läinud. Mis puus on? Tore läheks teada. Küll ma kunagi välja uurin. Ühesõnaga, meil on hästi palju vaarikaid igal pool. Meil on metsal on hästi palju vaarikaid. Seal teisel pool on hästi palju vaarikaid. Ja siis tulevad nagu koduhooviga. Meie hoov on lihtsalt nii suur ja lai. Aga see aasta ma jätsin mõned vaarikad alles ka. Siis saab äkki vaarika mammu ka, sest vaarikas võib ju ka olla oma aia, mammu aias on ju. Siis on siin mingid vanad taimed, mis on toredad. Mõned metsikud taimed. Ei, ma tulin ette. See on nii ilusad. Nii ilusad. See on meie grill. Ei, lõke. Ma arvan, ma tahan siia mingisuguseid pinke või pakke ka istumiseks, et siis saab siin istuda. Seal on mingi lill. Muideks, ma tõstsin siia laste mänguväljaku aia taha. Siin on kraav. See kraavi serva lupiine teisest kohast ära. Nii et kui nad siin hakkavad kasvama, siis on nii lahe, sest lupiinid lähevad nii metsikuks. Need on nii toredad taimed, et siis nad lihtsalt õitsevad siin ja siis on see nii ilus. See oleks nii tore, kui nad siin hakkaksid õitsema. Seal on üks roos, mis on hästi suure õieline ja süke poolmetsik roos. Ja tegelikult on mul seal kiige taga ka punaseid sõstraid. Kas lähme vaatame? Lähme vaatame. Jäi, lapsed mängivad õues, siis on kõik kohad asju täis. Kivi oleks papusse. Kompostiga hästi. Nii. Näete, meil on kanad. Kanad on aietikus. Lõpuks omad. Meil on olnud vabalt laiali, aga siis on kõik koduhoov on kanasitta täis. Siis ei ole tore. Nüüd on, saab paljajaluga käia. Lupiinid lähevad õide. Ja see vist on tokroos, kui ma õigesti mäletan. Okei, see sõstar on, see on punane sõstar, natukene hädine. Aga ma vaatan, et siin keskelt tulevad uusi oksi, nii et hakkab kasvama. See põõsas oli väga pisike. Kanad ja õunapuu on andnud rammu. Ja nüüd on ta päris võimas ja see aasta ma loodan väga palju punaseid sõstraid saada. Ja siin on kaks väga ilusat suurt punase sõstra põõsast. Okei, siit ma lõikasin altpoolt mõned oksad ära. Neil on nii palju õisi praegu peal. Oi, õitest on mammud hakanud tekkima. Kui äge! Nii äge! Siis on veidi hooletusse jäänud sükane aed. Töö käib, ehitus käib. Väga tore, katuse vahetus. See on siuke päris metsik taim. Vaata, kui palju talle lööb neid ennast. Aga ma käin trimmeriga üle siis elulu. Puupuurid. Muideks, meil on õunapuusid igal pool. Need on hästi vanad õunapuud. Õunapuu, õunapuu, õunapuu. Õunapuu. Me oleme nüüd teisel pool maja. Siin kasti sees oli mul eelmine aasta lilled. Ostsin. Need, mis seal praegu on, need on ise hakanud. Ägedad kollesed. Võõrasamad ja kannikesed. Ma ei teagi, mis ta nüüd on. Kui ta on nagu suur ja äge, siis ta on nagu võõrasema, aga kui on looduslik, siis on kannike või? Ma ei tea, mis vahet neil on. Ja kas te teate, mis asi on see taim? Ai! See teeb valo. See on, mis ta nüüd oli, maarika-vaarika või midagi sükest. Või maasika-vaarika.
sõbranna kinkis kunagi. Panime siia, enne kui kive ei olnud. Siis latusime kivid otsa. Ja siis järsku peale kivide otsa panemist ta läks metsikult suureks ja nüüd ta annab iga aasta meile hästi palju mammusid. Tal on nagu meeldib olla taimlas kivide vahelt ja sealt välja tulla. Karmelu. Väike puu. Nii, ühesõnaga siin on trimmerdamata ala. Seal on saun. Ja siis ma jõudsin natukene trimmerdada. See on meie väliköök. Siin me aurutame mahla. Värvin lõngu. Ja keedame kartuleid kanadele ja me teeme ka kanade sulgimist ja sükseid asju. Siin on ka tore pisikene see aasta ise hakanud peenrallapike. Eelmine aasta ostin siia ilusaid taimi ja kasvab ise. Ma proovin siit ülestuda. Ma proovin siin päästa. Kukkusin. Seda, mis ta nüüd on? Pojeng. Ta on ilgelt ilus ja suur. Ma panin 1 aasta siia kana sitta talle, siis ta läks hästi suureks. Aga ta kunagi ei hakka õitsema. Siin sippelgad käivad siin jälle neid mingeid asju. Ja, muud. See on mul kõige suurem pojeng. Ma olen pool tundi juba ütustanud. Okei, ma võin tiiru kinni võtta. Ei pea rohkem ütustama. Meil on äge punane pähklipuu, särepuu. Õunapuu, mida maja kõrval karu siit oksa murdis maa. Jep, maja kõrval. Ja seal taga on mul need vanad mustatsed sõrad ja mind hüütakse juba. Okei, teeme nii. Praegu on kõik. Aga tšau!